Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 11 kuni 17 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin karikate 6-ga. Karikate 6 on mälestustes käimise kaart, nostalgia kaart, lapsepõlve meenutamise kaart ja kuna tema kõrval on hierofant, kes on selline õpetlase kaart, kas te ise õpetate kedagi, kas keegi kusagilt minevikust või lapsepõlvest tuletab ennast meelde, ma ei tea, kirjutab teile kirja, helistab, saadab meili, tuleb külla, et kuidagi nagu, kui te ise nagu olete selline tark ja saate jagada tarkust kellelegi, kes seda praegu vajab, kes teie minevikust ennast ilmutab, et see võib olla niipidi, aga see võib olla ka nii, et te küsite nõu kellegi käest. Mõne targema inimese käest mingis asjas küsite nõu, kes on teie vana tuttav, keda te teate ja tunnete ja teate, et tema oskab teile nõu anda. Et see võib olla nii ja naapidi, kas ise annate nõu kellelegi, vanale tuttavale või küsite nõu kellegi käest. Et see ongi selline õpetamise ja õpetada saamise ehk siis ja õppimise kaart. Et vastavalt sellele situatsioonile, kuidas teil vaja on. Edasi tuleb teil keisri kaart ja siis on teil karikate 3. No keiser ise on selline rahulik. Kui keisrinna on maaema, siis keiser on tema mees, ehk tema on ka selline rahulik, kõiketeadja, tema peale võib alati kindel olla, tema tuleb appi, kui on vaja, tema on 2 jalaga maa peal. Aga temal koos selle hierofantiga ongi kõik lahendused olemas ja kogu see maailma tarkus. Kui nemad kahekesi koos teile appi tulevad, no siis saavad asjad väga hästi tehtud. Teil on mure. Ja sellepärast ma arvangi, et pigem olete teie see, kes nõu läheb küsima. Kuna teil on mure, teil on siin välja tulnud karikate 5 ja karikate 5 tähendab kurvastust millegi pärast, mis minevikus on untsu läinud. Ja selle mure pärast ma arvan, et te küsitegi nõu mõne targema käest või siis juhatust, et mis nüüd edasi teha. Et need asjad läksid nii halvasti, no nii halvasti, et teie nagu ei saa isegi mitte magada selle pärast. Te olete kohe nii mures, et teil lausa uni on häiritud. Ma ei tea, mis teil seal juhtus. Üks on kindel. Seda minevikus untsu läinud asja pärast ei ole muretseda vaja niimoodi, seda tuleb analüüsida. Seda tuleks vaadata nii, et õppida nendest vigadest, mis te tegite. Ega siis see nutmine ja muretsemine, see tegelikult asja ei paranda. Pisaratega ei saa me endale sentimeetritki kasvu juurde, pisaratega ei saa me endale sentigi pangaarvele raha juurde, et me ei saa selle muretsemisega mitte midagi muuta. Me ei saa muuta mitte ühtegi asja, mis on möödas. Me saame nendest ainult õppida ja edaspidi neid vigu püüda vältida. Ma tean, et seda on kerge öelda ja raske teha. Ma saan sellest väga hästi aru, et me ikka muretseme, ikka mõtleme, ikka nutame ja nutame sellepärast, et me ise nagu olemegi eksinud ja teinud mingi vea. Et ega selle koorma endaga kaasas kandmine ei tee tegelikult mitte midagi paremaks. Sellest 5 karikast on teil 3 untsu läinud. 3 asja on teil nagu läinud halvasti, aga 2 on veel püsti ja neid te üldse ei märka. Need 2 karikat, vot nendele tuleks seda tähelepanu nüüd pöörata. Et need, mis teil on veel püsti jäänud,
mida te saate veel muuta või mida te saate parandada või kuhu te saaksite oma tähelepanu rohkem pöörata ja koondada, et võib-olla neile siis rohkem tähelepanu pöörata. Aga teil on siia välja tulnud ka kohe 2 biokaarti. Teil on siin karikate 3, mis minu jaoks tähendab sellist väiksemat koosviibimist. Kas siis sõbrannadega kohvikus istumist, võib-olla selle sama mineviku tuttavaga kusagile välja minemist ja asjade arutamist või ta tulebki teile külla ja istute seal ja teete siis mingisuguse sellise nõndanimetatud ümarlaua, et küsite nõu või arutate asjad läbi. Aga see viimane kaart siin on sauade 4 ja sauade 4 on nagu suurem pidu. Suurem pidu nagu selline tantsu ja tralliga, laulu ja muusikaga pidu. Vaat selline suurem pidu, ma näen seda ka, et see on teil siin nagu ootamas. Kas ta just sellel nädalal tuleb nagu see pidu või tuleb see natukene hiljem, lähitulevikus? Et pidu ma siin näen. Näen muret, näen muret untsu läinud asjade pärast, aga näen ka kõike muud. Näen seda tarkust ja näen neid pidusid. Et jaa, ma loodan, et tuleb minevikust teile see tark sõber, kes aitab teil kõik need probleemid ära lahendada, mis teid praegu vaevavad nii, et te magadagi ei saa. Lõpetage muretsemine, ütlen mina selle peale. Kõik elus on võimalik parandada, kõik asjad on võimalik korda ajada. Mineviku pärast pole üldse mõtet muretseda, sest seda me ei saa muuta. Et ma soovin teile imelist nädalat ja ärge muretsege nii palju, magage rahulikult. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like, pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.